Filmimehele Valentin Kuigile on spordivaldkond tuttav. Ise boksimist harrastanud Kuik on 1975. aastal lavastanud lühimängufilmi Löö vastu. Edasi saad ainult üle teise mehe. Mängufilmi Luriana idee pakutakse Tallinn Filmile 1979. Esialgu pole teada, kes võiks Eduard Tinni käsikirja järgi filmi tegema hakata. Lõpuks haarab härjal sarvist Valentin Kuik. Siis pidi filmi tegema Mark Soosaar. Aga see stsenaarium ei olnud, nagu ma mäletan, Moskvale vastuvõetav. Ma hakkasin asja üle mõtlema, lugesin Lurichi kohta nii palju, kui mul kätte sattus ja mulle tundus, et sealt on võimalik kirjutada väga korralik stsenaarium. Ma kirjutasingi Lurichi stsenaariumi suurejoonelise ja uhke, mis algas Lurichi Aabergi esinemisega Vene tsaaril, kus Lurich siis demonstreeris oma uhket silda niimoodi. Algaski kuskil Tsarskoje selos või sellises kohas, kus oodatakse tsaari ja matti ei ole, on suur puri pandud puude alla murule ja seal seisab ümber õukond ja siis saabub tsaar ja algab. Nii, see oli nagu proloog. Eestimaal on olnud palju võidukaid ja kuulsaid matimehi. Velise vallas 19. sajandi viimasel veerandil sündinud Georg Lurich on Eesti maadluskangelastest küllap legendaarseim. Mina teangi oma isa juttude järgi, kuidas koolipoistele oli Lurich ebajumalaks. Ja siis, kui palju just räägiti sellest, et Lurich oli väga tark mees. Olles lugenud neid Lurichi artikleid, võin öelda, et nendele võib iga haritud ja edumeelne inimene tänapäeval oma käe toetuseks alla panna, et jah, see on nii, see on õige. Juba stsenaariumi kirjutades pidasid autorid peaosatäitjana silmas maadlustšempioni Tõnu Lume. Tinn tuli stuudiosse koos stsenaariumiga, mille ma ümber kirjutasin ja koos Tõnu Lumega. Tõnu Lume oli ainus tol hetkel, keda ma kujutasin ette, kes võib seda osa teha. Ega sinna keegi teine ei oleks sobinudki, ma arvan. Peale niisuguse suure, tugeva maadlija, kes ka ise maadlust tunneb, eks ole, ja kes oma hingeelult ja tõeks pidamiselt oli vist ka midagi niisugune Lurichi moodi. Naiste lemmik, aga samal ajal karsklane, Eesti asja ajaja. Ta minu meelest sobis Lurichiks ideaalselt, ka välisest sarnasuse me suutsime päris hästi välja tuua. Ega see asjaarmastaja siis nii väga ei näitle seal. Ta on see, mis ta on ja üritab neid katkendeid, mida filmi tehes üles võetakse, sooritada nii, et kõik need tehnilised nõuded oleksid täidetud ja tekst oleks peas ja emotsioon oleks selline, nagu režissöör ja operaator seda tahavad. Sel ajal, kui Lurich tegi siin kangelustegusid Eestis ja Venemaal ja oli maailmas kuulus mees, siis olid inimesed palju väiksemad, ega maadleja oli väiksem. Härra Lume on suur mees, siis Lurich oli mitte väga suur mees. Lume pidi isegi võtete selleks, et mängida Lurichit, pidi 10 kilo alla võtma. Kui inimesel on üldse rikas sisemaailm, ta silm on nagu täidetud pea sees toimuvast mõttest ja siis ta on kõige tänuväärsem näitleja materjal siis, kui ta lihtsalt on ja elab kaadris ja Tõnu Lume seda oskas. Tere hommikust! Kas need ettevalmistused on teie pärast? Ei usu. Kaskatööre kasutati ainult selles läbi silla kukkumise episoodis. Ja see oli ka rohkem seotud kartusega, et läbi silla kukkudes võib seal mingi kriimustuse näkku saada ja siis pärast on jälle tootmisplaan sassis. Muud rolli kuuluvad asjad tegin ma kõik ise. Valentin Kuigi filmi tegevus leiab aset Revelis ehk Tallinnas aastal 1910. Jah, just nimelt kostüümfilmi teha 20. sajandi algusest, kus on niisugused uhked, kaunid
naistel kübarad ja kõik see oli visuaalselt huvitav asi. Moskvast Leningradist otsiti kostüüme, me saime sõjaväeorkestri mundritesse panna. Asju, mis kujunduses mulle selged olid, mis ei ole õiged, oli nii palju, aga ma ei saanud sinna midagi parata. Kui sa iga hommiku tuled tööle ja näed, et sa valetad, see nagu eriti ei tõsta meeleolu. Sel ajal, kui Lurich võistles ja Eestis käis, ei kantud pehmeid kübaraid, olid kõva kübarad. Nii. Tõnu Lume oli nii suur mees, tema jaoks ei olnud ühtegi sobivat kübarat niimoodi. Sel ajal, kui Lurich võistles, seal rahvasugu sees oli komme pilduda peakatteid jubeldamise ajal üles niimoodi. Mütsid ja kübarad lendasid niimoodi. Tallinn filmis oli 6 või 7 kõva kübarat, mis oleksid sobinud sellesse aega. See suhkes pangamajas see hotell asus ja sealt aknast vaadates oli nii ilusas päikesevalguses need kaupluse vaateaknad ja päikesesirmid ja mul tekkis täitsa niisugune tore müstiline tunne, et see ongi vaba Eesti ja Eesti Vabariik. Rõõm teid kodumaale saabumise puhul tervitada, härra Luuri. Palun. Kõik need hobuse, Voorimehe hobuse kapjade klõpsud ja rataste kolin ja teistmoodi riides inimesed ja kuigi muidugi selle Eesti ei olnud vaba, see oli okupeeritud ikkagi Tsaari Venemaa poolt. Aga sealt vabadusel enam nii väga palju aega ei jäänud. Tollal me ju kõik otsisime kuskilt ükskõik kus värvikombinatsiooni sinimust valge ja püüdsime ette kujutada, mismoodi võiks Eesti välja näha. Aga see oli just see aeg, kui ta kohe kuidagi Eesti moodi välja ei tohtinud näha. Nõukogude ajal oli tänav oli nagu sõidutee, eks ole, seal ei olnud ei kohvikuid, ei mitte midagi. Ja siis tookord esimest korda me tegime tänavakohvikud ilusti, nii nagu 20. sajandi algul oli. Ja see oli niisugune mõnus, ühesõnaga atmosfäär, inimlik keskkond väljus majadest ja oli ka tänavatel. Siis need tõeliselt kaunid juugendkostüümid ja ilusad värvid ja see oli nauding, oli teha seda. Minule kui operaatoril oli see huvitav. Vabandust. Teie post, härra Lurich. Tänan. Härra Lurich, vahest jääte nõusse? Ei. Ta on nimelt selle võõrastameja, kui mitte direktor, siis üks kõrge ülemus küll kindlasti. Ja satub ta väga rumalasse olukorda, sest kästakse, et Lurich toa vabastaks. Kes korraldas skandaali Balti jaamas? Seda küsige politsei käest. Aga eks ole see hää reklaam teie tšempionaadile, mis? Parim reklaam tšempionaadile on härra Lurich. Ta kutsus Lurichi siia ja pani talle 10 000 kuldrubla välja vist selle turniiri võitmise eest. Ega ma selles Berglundi rollis enne filmi tegemist eriti aru ei saanudki. Härra Lurich on ajalehes. Kõige olulisem oli muidugi Englooren ja Englooreniga meil tekkis selline väga meeldiv kontakt. Ja eks see kandus ka filmi. Ja ma arvan, et kui me mõtleme tagasi sellele stsenaariumile, siis nad olidki selline tandem, kes rändas üheskoos mööda maailma ja ajasid oma ühist asja. Kuna kõik ei olnud filmimaailmas väga kogenud, ütleme siis maadleja mehed, siis tuli ette ka selliseid ütleme ootamatusi, kus ennem kui võte jõudis alata, olin ma juba mati peal läraki pikali maas ja tuli uuesti alustada. Nii korduvalt ja siis, kui ma koju läksin, siis ma sain aru, et ma natuke sinine ka ikka. Aga see käis kõik asja juurde, nii et pahane küll selle pärast kellegi peale saa olla. Meistermaadleja Georg Lurich propageeris ja järgis kõigiti karskeid eluviise. Siiski ei saa ükski hea film läbi naistegelasteta.
Lurichi nooruke ja sümpaatiat, kaunist Annat, mängib 1980. aastate alguse Eesti filmide staar, lätlanna Regina Raasuma. Sa ei tunne mind ära? Tunnen ikka. Tere. Iga filmi tegemise jaoks peab aega olema, ütleme, see oli veel Vene aeg, eks ole, aeg oli filmi tegemiseks. Aga seal on üks asi, et mingit sellist, ütleme, nagu rahutut närvilisust oli selle filmi tegemise juures tunda. Seda oleks pidanud nagu vältima. Valentin oli maksimalist ja kui ta ei suutnud seda meeskonda niimoodi tööle panna, et tema see maksimalismi nõue oleks rahuldatud, siis tal tekkisid sisepinged. Kui ma olin kaalutanud kehakaalus 7 kilo ja rängas depressioonis, siis Simm aitas massisseenid, tuli filmis massisseenid ära. Valentin oli tõsisem ja Peeter Simm oli muidugi lustilisem. Nii võib iga režissööri puhul näha, et režissöör paneb ise ennast sellesse filmi. See on ju tema mõttelaad, ega ta ei saagi eristuda ise endast luues midagi. Lurichit ei võetud eriti hästi vastu siin tolleaegses võimud, eks ole, ja venelaste jaoks oli ta Tšuhnaa jumal, Tšuhnaade jumal. Mujal maailmas oli ta kuulus Maadli ja Lurich. Ta oli esimene persoon, kes ikka ülemaailmselt Eestit hakkas tutvustama, ega enne teda niisugust persooni ei olnud, kelle nime kaudu sai maailm teada, mis on Eesti. Teha filmi kõige tulisema venestamisaja Eesti rahvuskangelasest on uut venestamispoliitikat ajavas Eesti Nõukogude Vabariigis omaette keeruline ülesanne. Olümpiamängud olid läbi, pidustused olid läbi, oli alanud karm argipäev. Venestamine oli muutunud järjest räigemaks ja mul oli tunne, et see on see lugu, mida võiks ja peaks tegema. Stsenaarium võeti Moskvas vastu, aga siis hakkasid probleemid. Tsaari ei tohtinud teised Nõukogude Liidu rahvad peale venelaste kujutada. Eestlastele see oli keelatud, see tõmmati maha. No ja seal oli veel terve rida asju, mis ei sobinud ja mis tuli ümber kirjutada või hoopis välja jätta. Ma kirjutasin stsenaariumisse mehe, kelle nimi on Stepan Kaskin, ta oli massöör ja et ta oli vene rahvuses, siis see väga meeldis Moskva kinokomiteele. Hiljem, kui me hakkasime filmi tegema, siis me tegime sellest jälle eestlasi. Seda pandi Moskvas pahaks, kui me filmi üle andsime, aga see ei olnud nende jaoks probleem. Üleliidud ekraanile läks see film juba dubleerituna vene keelde. Mina arvan, et teisugused mehed ära Lurich on rahvuse selgroog. Ega neid täpselt neid asju ei näinud üldse ette, mida ei tohi. Härra Lurich, teie maadelge, teie võit on nende kaotus. Ideoloogiline värk sekkus pärast filmi esimese montaaži läbivaatust, kui keegi avastas, et selles filmis on niisugune omapära, et sellised positiivsed kangelased räägivad eesti keeles ja negatiivsed kangelased vene keeles. Ja siis nõuti, et ta oleks ühe keele peale ümber tehtud. Ja Valentin hakkas muidugi protestima ja ütles, et ma ei näe siin mingit ajaloolise tõe väänamist, et sel ajal oli tsaari võim ja tsaari võimu juhtivad tegelased rääkisidki vene keeles, et siin ei ole midagi valesti ja tema keeldus seda ümber tegemast. Kõige enam peegeldab selleaegne film seda aega, kus nad on tehtud. Ega ma ei kujuta ette, et siis oleks saanud teha teistmoodi. Oleks saanud asju paremini teha, aga läks nii, nagu läks. Film on olemas tänu Tõnu Lumele. Ja muidugi Edward Tiinile, kes esimese variandi kirjutas. Lurich jõuab kinodesse 1984. aasta kevadel. Kriitikud on reserveeritud. Filmis ridade vahele peidetud nad lahti seletada ei saa, sest kriitik Nõukogude Eestis ei taha olla pealekaebaja.
luubi alla võetakse Lurichi ekraanielu ajalooliste detailide tõepära ning filmidramaturgia üldprintsiibid. Tol ajal ükski kriitik ei saanud paberile panna seda tšuhnaade jumal, eks ole, seda sõna, see oleks ka isegi sellest kinni võetud, eks ole, rääkimata millegist muust. Ma olen päästetud. Ega tolleaegne sport või maadlus ei olnud ainult sport, see oli enne kõike tsirkus. See oli tsirkus, see oli jõumeeste show ja seal ikka tehti nalja, tehti vigurit, tehti petutempe ja kõike. Ja vaat see väga rikkalik, niisugune, ma ütlen, folkloorset laadi materjal, see kahjuks jäi kasutamata ja seda muuseas ka Jaan Kross hiljem kirjutas kahjutundega, et Lurichi aeg, Lurich ise ja see elu, mis käis üldse maadluse ja jõumeeste ümber, see oli nii rikas. See on nagu huumuskiht. Jaan Kross kirjutab. Filmil tundub olevat mitu, kuid niivõrd hajusat eesmärki. Kultuurilooline, spordilooline, noorsooõppeline, põnevuslooline, et need on kokku sünnitanud eesmärgitu filmi. Lõpuks näeme Lurichi maadleja karjääri sõna otseses mõttes õhku rippuma jäävat. Finaalis oli tehtud niisugune kõige hambutum lahendus, et hakkab siis see türklasega viimane võitlus pihta ja isegi seda võitlust ei näidata. On, nagu öeldakse, need 3 punkti sinna lõppu pandud. Minu arvates on Lurichi lugu, elu rikkam, kui see film sai. No, ükski film ei saa muidugi kunagi peegeldada, ütleme, tervikuna sellise niivõrd suure maadleja isiksuse elu, aga ma arvan, et midagi oleks pidanud sellele lisama. Skaalades, kus liiguti, võib-olla jäädi natuke liiga ühesesse nivoosse. See film oli oma materjalis, oli ta tunduvalt rikkam kultuurilooliselt ja tegevuslikult, kui lõpuks see, nagu öeldakse, mahladest tühjaks pigistatud film. Tõnu Lume Lurichina oli õnnestumine. Ma võin öelda, näiteks Leppo Sumera muusika oli suurepärane. Imeline valss läbib kogu seda filmi ja on muidugi elemente, aga ega elemendid ei ole ise väärtus. Film kui tervik peab olema hea. Tänapäeva Eesti noored ei tea eriti palju meie kuulsatest maadlejatest. Maadlus pole Eestis enam väga populaarne spordiala. Võib-olla aitaks Georg Lurichi vägitegudest pajatav uus Madina film ka ausa rahvaspordi propageerimisele kaasa. Eduard Tinn on mitu korda kurtnud, et kui ta oma tudengite käest küsib selliseid nimesid nagu Lurich, Palusalu või Kotkas, siis reeglina ei tea keegi nendest meestest midagi, aga noh, kui mina olin noor, siis loomulikult need mehed olid meie rahvuskangelased. See oleks väga tänuväärt teema. Uuel ajal, nüüd ei ole mingit tsensuuri jama enam, sellest saaks nii kihvti filmi.